Siiri Toomik ja kõnele teile, kuismuudu Kreutzwaldi ausammas ja Võru liinaparki sai. 1923. aastal asutati Võrun Kreutzwaldi mälestuse jäädvustamise selts. Ja juba 1926. aastal oli ausammas Kreutzwaldile valmis ja avati augustikuun suure pidulikkusega siinsaman Võru liinapargil. Nii et selts, mille iinotsan olliva karskustegelase ja kuulmeistri, es laiskle, vaid teguts väega usinahe ja kipähe. 1924. aastal kuulutati välja konkurss ausamba kavandite saamises, selle et ausamba jaos on vaja katte asja, kavandit ja raha. Konkursile tulle 15 tüüd 7 autorilt. Žüriile es miildynoist mitte ütski, nagu Eestin ikka ausambide konkurssiga lätt. No tüü oma Kreutzwaldi memoriaalmuuseumin ja noit võid seal huvi pärast käiva kasvai kaeman. Ja siis kirjutati õkva ja otse paarile Eesti skulptorile ettepanekiga tetä ausammas. Amandus Adamson kuulus skulptoritele, et time iseäranis raha eest kavandeid ei tii, kui timega ausamba teostamise tüüd hindele ei saa. Ja nii lüüdigi Adamsoniga käe 200 000 Eesti Vabariigi marga iist ausamba tegemisele. Nüüd on küsimus, kost raha saia. Kuulutati välja korjandus. Tuugert oli korjanduse väega populaarse, aga korjandustel oli väga range reegli. Saadi luba 1000-lehelise korjanduse tegemises ja lehe pidi olema nummerdedu ja lehti üle pidi pidama väga kõrralikku arvestust, et lehe ei lähesi kaoma ja näidega ei saasi pärast jääki naata nii-öelda ebaseadusliselt raha koguma. Siiski tuldus 1000 lehest tagasi 585 summaga 270 000 Eesti Vabariigi marka. 313 tuli tagasi tühelt ja 102 lätsiks kaoma. Ummategi ausammas sai püsty, metallosa, mida siin Sambakülel näeti, omatettu Itaalian ja Mandus Adamson isikliselt oli noid töid seal juhendamaan. Ja oli ta siin ka Võrun, kui sammast püstitati. Timast on väga ilus foto, kui ta sai siin samba iin ja takan on siis samba püstitamise tegemine. Nüüd plaan oli Adamsonil muiduki, nagu tema samba ikka, et Eesti rahvusliku liikumise või Eesti tähtis tegelane sais või istus kaljurünkal. Vaat ole kaljurünka jaos inam raha ees jätku. Ja edimene alus ausambal oli maakividest ja pealt siis betooni tsemendiseguga silutu kaljurahnu taolises. Seograniidist alus, mida praegu näeme, on siis 1922. aastal pantu siia Kreutzwaldile alla, nii nagu Adamsonil edimelt ka plaan oli.